Tere pärastlõunat, härra president. Tere pärastlõunat. Madis lubas mu siia lavale ainult selle tingimusel, et ma küsiksin kõigepealt seda kõige esimest küsimust, mida teilt küsiti kõige esimestel riigikaitsekursustel, kus te esinesite. Ma saan aru, et teil pole olnud privileegi osaleda, vaid pidite kohe minema esinema. Ja see puudutas presidendi rolli riigikaitse kõrgema juhina. Kuidas mõtestasite seda tollel hetkel ja kuidas on muutunud teie arusaam sellest põhiseaduslikust rollist praeguseks? Kui ma nüüd meenutan, siis tegelikult täna ma siin 3. korda, et ma kunagi varem käisin ka esinemas ühes teises ametis. Aga seda küsimust ma tegelikult ei mäleta. Vahepeal on ju nii palju huvitavaid kohtumisi olnud, et kõike, mida küsitakse, ei pea meeles. Aga väga paljuski sellest, mida president teeb, on ju ka kirjas. Me oleme parlamentaarne riik. See tähendab seda, presidendil on pandud väga selged rollid ja väga selged ka piirangud. Aga mis puudutab presidendi rolli riigikaitse kõige kõrgema juhina, siis eks see nii ongi. Sa avad selle nagu enda jaoks ise ühelt poolt, teiselt poolt on seal ka väga selged praktilisi ülesandeid, mis tulenevad tõesti juba põhiseadusest. See tähendab seda, et sa võid sõjaolukorra välja kuulutada, eriolukorra välja kuulutada, samuti kui on vajadus sisejulgeoleku kontekstis kasutada näiteks Kaitseliitu, siis see tuleb presidendi lauale. Nii et paljuski sellised praktilised asjad on kriisisituatsioonis. Aga ülejäänu on ju kõik see, mis igapäevaselt tuleb teha kuni selleni välja, et julgeoleku küsimused ei piirdu ainult siin Eesti sees, vaid väga palju on vaja tööd teha väljaspool. Et seda julgeolekut kaitsta ja veenda võib-olla neid inimesi, kes täna ei mõtle ja ei tegutse sarnaselt meiega, sest sarnaselt mõtlevate riikide ja riigijuhtidega on ju väga lihtne rääkida. See ei ole väga keeruline. Me mõtleme ühtemoodi, sa tegelikult tead juba vastust. Aga tihti me ka väldime just selliste inimestega ja riigijuhtidega suhtlemist, kes võib-olla ei ole päris meie meelt. On selge, kes on päris meile vastu, ei ole mõtet oma ressurssi raisata. Aga seal hallis tsoonis on ikkagi üksjagu riike ja riigijuhti, kellega tuleb tööd teha. Ja mida kaugemal nad on Eesti riigist, seda võib-olla olulisem see küsimus on. Et täna meil on sõda Ukrainas, me teame, mis on, me teame, mis tegema peab, aga see sõda ühel hetkel saab läbi ja me loodame, et ta saab läbi võimalikult ruttu. Ja ka presidendi ülesanne on hinnata, et kus me siis oleme, kus me paikneme ja et me täna ei teeks siin vigu, et me ühel hetkel oleme oma riigiga kuskil tuule käes. Et presidendi roll on ka vaadata võib-olla tervikut teises võtmes ja vaadata ka ajalises raamistikus natukene kaugemale. Aga nüüd selle küsimuse juurde, et kas ma midagi mõtlen nüüd teistmoodi kui siis, raske öelda, et eks iga amet, kui sa seda ametit pead, siis sa avastad seal alati midagi ja eks presidendi roll ongi selline, nagu üks ajakirjanik ütles, et ega ainult president teab, mis asi see on, et keegi teine ei oska sellest midagi arvata. Üks inimene, kellega te olete selle aja jooksul korduvalt kokku puutunud, on olles ise president, olete te näinud oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskõid. Kuidas on olla temaga koos? Kuidas on tema ise selle sõja vältel teie arvates muutunud või on ta jäänud samaks? Minu esimene visiit Ukrainasse oli 2 päeva enne 24. veebruari. Ja see oli planeeritud visiit, kuna ma astusin ju ametisse mõned kuud tagasi ja et lähiriikides ära käia, siis üks nendest riikidest oli Ukraina. Ja peale seda oleme käinud ka seal korduvalt ja president Zelenskõi on siin käinud ja me oleme kohtunud siin, seal ja 3. kohas. Aga võib-olla see esimene kohtumine kuidagi jääbki kõige rohkem meelde, mitte sellepärast, et see esimene oli, vaid sellepärast, et teadmatus oli nii suur. President ütles ka toona, et midagi on toimumas, aga mis täpselt ta ei osanud öelda, ta arvas, et tulevad võib-olla tõesti need tankid seal üle, piirduvad seal Donetskiga, aga hiljem selgus, et ikkagi püüti ju Kiievit võtta ja selleks ei olnud ka president Zelenskõi valmis.
Samal ajal ta ju järsku nagu ka oli, sellepärast et ta ju jäi Kiievisse, ta ei lahkunud, kuigi agressori armee oli eeslinnades juba, kus ma ka käisin mõned kuud pärast selle täiemahulise sõja algust ja nägin neid õudusi, mis olid siis seal toimunud nii majadega kui inimestega ja mõned siis veel tõesti püüdsid seal veel süüa teha, kuigi näha, et köögisein oli juba langenud. Nii et see on suhteliselt jube pilt ja eks need iga käik on nagu andnud rohkem sellist veendumust, et maailm on kurjust täis ja et kuidas sellel nagu lõppu teha. Ja ainult mina ei ole käinud, mu abikaasa on endil korduvalt kohtunud nende lastega, kes on väga katki, ka nendega, kes on sealt Venemaalt tagasi toodud, kes viidi siis Venemaale. Nii et see ei ole ainult sõda rindejoonel, vaid see on ikkagi väga suur ja jube asi, mis ju, nagu me näeme, ta mõjutab meid väga selgelt, kuigi sõjasaabas siiani ei ole ju tulnud ja ma usun, et seda ei tule ka. Palju te usute, et selles, mis Ukraina on siiani suutnud saavutada või mida ta on suutnud hoida, mängib nende oma president mingisugust rolli, kas või sellega, et ta ei läinud kohe alguses ära? Muidugi mängib, eks rasketel aegadel ju ikkagi vaadatakse, kuidas käituvad juhid, mis nad teevad ja isegi mitte, mis nad teevad, vaid ka kehakeel ja võib-olla sõnavõtud on väga olulised, mitte et me elaksime maailmas, kus kõik vaatavad üles kuninga või tsaari poole. Aga see on paratamatult niimoodi, et kui on inimesed valitud, siis jälgitakse natuke, mis nad teevad. Seetõttu iga sõnavõtt, mida ütleb ka arvamusliider, kui ka meil keegi ütleb, et kui läheb lahti, siis ma kolin ära, siis see kindlasti mõjutab sellist ebakindlust ka meie riigis. Nii et ma arvan, et kui sul tõesti ongi plaan ära minna, siis jäta see enda teada ja eks me anname hinnangu siis pärast sinu käitumisele, aga sellist paanikat tekitada ei ole mõtet. Nii et see juhi roll kindlasti on oluline ja ka praegu. Et ega see juht olla sõjas ei ole lihtne ja teinekord me kipume väga kergekäeliselt andma hinnanguid ka Zelenskile, et ta siin-seal läks emotsionaalseks või seal ütles midagi ka tulevase Ameerika presidendi kohta, siis andke endale aru, et see on president, kes peab juba nüüd 4. aastat agressori vastu sõda. Ehk ta ei näitle, ta on päris. Jah, eks see presidendi amet nõuab ka teatavat näitlemisoskust, aga selleks ei pea olema kindlasti näitleja. Te mainisite kohe alguses seda, et kõige keerulisem, aga samas vajalik on veenda nii-öelda hallis tsoonis olevaid riike. Mis teile endale meenub, kellele, kust millegi seletamise puhul te tunnete, et on olnud väljakutse? Eks neid kohtumisi on olnud palju, aga alles hiljuti ma tulin ju Lähis-Idast, kus on täpselt samamoodi konflikt. Ma käisin Jordaanias, ma käisin Egiptuses, kelle jaoks arusaadavalt see, mis toimub Gazas, on ju ihule korduvalt rohkem lähemal kui see, mis toimub Ukrainas. Ja eks siis seal tulebki tunda huvi nende probleemide vastu, selle sõja vastu, selle konflikti vastu ja püüda siis leida seda ühisosa selles, et nemad saaksid aru, mis toimub täna Ukrainas. Kuigi need konfliktid, see sõda on väga erinevad, algpunkt on erinev ja väga paljuski on seal erinevust, aga üks osa on selge, on see, et kannatavad tavalised inimesed, kannatavad lapsed, kannatavad naised, pommitatakse koole ja nii edasi ja nii edasi. Ja sealt edasi liikuda on mõnevõrra lihtsam, kui tuua lihtsalt neid näiteid, et see kõik toimub ju Ukrainas. Me saame aru, mis toimub siin, me näeme, kuidas humanitaarabi ei jõua ka Gazasse. Nii et ma olen rääkinud ka Iisraeli presidendiga telefonis, hiljuti ma andsin ka mitte küll aru Iisraeli presidendile, mis toimub, mida ma rääkisin Jordaania kuninga ja Egiptuse presidendiga, aga lihtsalt valgustada, et mis mõtted on seal ja et kuidas oleks võimalik sellest konfliktist välja tulla. Ja arusaadavalt enamus aega kulus ju sõjale Ukrainas ka seal rääkimiseks. Nii et neid selliseid vestlusi on palju ja palju on ka selliseid vestlusi, mis on 4 silma all ja nad jäävadki 4 silma alla. Et see on ka teatav usalduse tekitamine, et see annab sulle midagi järgmise kohtumise ajal,
sa võib-olla oskad esitada küsimusi või saada aru, mida siis keegi teine mõtleb, et sul on mingisugune pagas nendest kohtumistest, mis on toimunud teiste riigipeadega. Tulles siseriiklike teemade juurde, te just kutsusite kokku Riigikaitsenõukogu. Mis ajenditel just nüüd ja milleni jõuti seal? Riigikaitsenõukogu on selline formaat, kus siis valitsuse liikmed ja ka parlamendi liikmed on siis ühe laua taga ja see on korralised kohtumised, mis toimuvad 2 korda aastas. Me oleme tavaliselt teinud ja aasta hakkab läbi saama ja ma kutsusin uuesti kokku. Arusaadavalt alati on taustal ju midagi juhtub ja praegu on need ärevad ajad kindlasti suuremad kui võib-olla mõned aastad tagasi. Ja arutatakse päeva probleeme kindlasti, mis on vaja teha, aga samuti, et olla nagu sellises ühises arusaamas ja milliste sõnumitega võiks välja minna, et Eesti paistaks ka selles võtmes ühtne, et me räägime nagu ühte juttu, et me saame ühtemoodi aru ühest või teisest julgeoleku olukorrast. Ja nagu me siin sõidavad laevad oma ankrutega meil asju puruks ja kindlasti ka neid asju on vaja arutada siseriiklikku küsimust, olgu need kirikud või midagi muud. Nii et selle tunni või poole teisega tegelikult palju ei jõua ju katta, aga ta loob sellise üldise fooni. Ja kui on mõningad olulised küsimused, siis sellele minnakse detailselt. Sel kohal on ka julgeolekuinstitutsioonid, kes annavad ülevaate. Ja arusaadavalt nii ministrid kui ka mina kohtun ka kõigiga nendega eraldi. Aga just oluline on see, et ollakse koos ja siis võib-olla ka need erimeelsused natukene tasandatakse ära, kui seal laua taga seda tekib. Äkki peaks sagedamini tegema? Jah, eks sagedamini tekib siis, kui on see vajadus, aga ma loodan sellist vajadust otseselt ei teki, et meil tekib selline olukord, kus on vaja kokku kuutu juba sellest lähtuvalt, et midagi on juhtunud. Et pigem püüame teha kõik, et ära hoida. Ma olen siin vahepeal presidenti väga monopoliseerinud ja muudkui küsinud. Ma küsin vastu või? Vältimaks seda, et president hakkab minult vastu küsima. Ma otsiksin veidikene ka abi publikult, et äkki keegi siit tahab ka vahepeal presidendilt midagi küsida värskemate arengute kohta või visiitide. No nii, on seal käsi, praegu vist paistab, et ei... Üks julge on ikka. Üks julge, nii, sinna julgele käele mikrofoni. Nii suundan niimoodi. Ja tervist, Mart Murusalu, Tallinna Ülikool. Et ma küsiks jätkuks selle paari päeva taguse Riigikaitsenõukogu kohta, et loen siin Päevalehe juhtkirjast, et peaminister, president hoiatavad millegi eest, aga õhus on spekulatsioonid ja segadus. Ja te ütlesite, et peame valmistuma halvimaks ja peaminister rääkis ka sellesama sõja viimisest siis vastase territooriumile. Et siin on omad inimesed, palun siis täpsustage, et mille eest te meid hoiatate? No tegelikult ei taha ju millegi eest hoiatada. See, mille eest me hoiatame, on kõigile teada. Seal ei ole midagi sellist, mida me jätsime ütlemata, vähemalt mina jätsin ütlemata, et arutati neid samu küsimusi ja me näeme, siin jutt oli Ukrainas käigust, me näeme, et Ukraina jaoks tuleb see talv raske. Ma käisin viimane visiit, ma käisin elektrijaamas, mis oli Kiievi külje all, mis oli maha pommitatud 6 pommiga. Ja samal ajal püütakse seal elektrit toota Kiievi jaoks. Ja me näeme, mida agressor ka praegu teeb. Ta püüab ju seda taristut purustada. Nii et see on see, milleks mitte me pea valmis olema, et me oleksime teadlikud, mis toimub täna Ukraina rindel ja ega olgem ausad, me näeme, et mõlemad pooled on kurnatud ja väsinud. See, et Venemaa on väsinud, see meid väga ei huvita, aga me peame kõik tegema selleks, et Ukraina ei oleks väsinud, vaid me tagaksime talle nii mitte ainult poliitilist abi, vaid ka militaarabi, mitte ainult meie siin, meie mõtlen siis läänemaailm tervikuna. Et see on see, mis ikka teeb murelikuks, et kas on piisav abi selleks, et Ukraina suudaks edasi liikuda ja agressori tagasi lükata. No nii. Kohe praeguse ringiga. Nii, seal on veel üks käsi. Helga tundub, et tahab ka küsida. Ja, tere, Helga Kalm, Lennart Meri, konverentsi direktor. Ma tahtsin sellist provotseerivat küsimust küsida, et meil juttu nendest 4 silma vestlustest teiste riigipeadega. Et ma tahtsin küsida, et
mis on võib-olla olnud kõige keerulisem või üllatavam neljasilma vestlus, kus keegi tõesti ütleb midagi šokeerivat või ebamugavat, et ma saan aru, et võib-olla ei saa seda konfidentsiaalsust reeta, aga kas või siis, kes on olnud kõige suurem üllataja? Üllatusi kui sellised ei ole, sest kui sa lähed kohtuma, siis üldiselt sa oled ette valmistatud. Et sa tead, mis võib tekkida selliseid emotsionaalseid küsimusi või konflikte. Aga üldiselt minuga ei ole sellist asja väga nagu juhtunud, et eks iga riigipea oma delikaatsel moel püüab siis mõista anda ja mina olen ka seda teinud, et kui meil siin teinekord on olnud väljaütlemised mõne riigi suunal, siis ka mina olen käinud ja nelja silma all lausa vabandanud, et tegelikult need asjad nii ei ole, et me oleme ikkagi sõbrad, et see väljaütlemine ei olnud võib-olla niimoodi mõeldud. Need ongi selleks, need neljasilma vestlused selleks ka on. No mina neid püüdnud ära kasutada läbi selle, et minuga tahetakse rääkida, selles mõttes, et räägitakse rohkem, kui mina räägin. Ja ma olen püüdnud seda siis hakata monopoliseerima natukene, et kui teine riigipea tahab sinuga rääkida, siis las ta räägib. Et need, mida meie riik soovib selle riigile edastada, need edastatakse nii kui nii läbi siis kas ministrite, peaministri või diplomaatilise kanalis mööda. Et pigem on oluline teada, mida siis konkreetne inimene mõtleb või rääkida tahab. Kes siis on kõige sellisem jutukam olnud? See sõltub, aga eks see alati on üheks näitajaks see, kui palju on planeeritud neljasilma vestlus. Kui neljasilma vestlus on planeeritud 15 minutit ja kestab tund 10, siis järelikult tal on soov midagi öelda ja mul on soov kuulata. Et võib muutuda spontaanseks selliseks pihitooliks. Jah, muutub muidugi pihitooliks, selles mõttes mitte pihitooliks, eks ta on ikkagi kahepoolne. Arusaadav, et delegatsioonid muutuvad närviliseks, sest nende aeg on selle võrra lühem, et laua taga siis delegatsioonidega omavahel suhelda. Kas on vahepeal nii? Siin on veel küsimusi. Tervist ka minu poolt, et mina olen Einar Eiland, Eestluse elujõu teise kongressi siis majandustoimkonna moderaator. Ja tegelikult tahtsin Alar Karist tänada selle eest, et ta tõmbas kohe sellise julgeoleku teemade laia spektri kohe eetrisse nagu. Et täpselt samad küsimused meil tegelikult tekkisid ka Eestluse elujõu teisel kongressil. Ja meie toimkond seal otsustas teha ka vastava pöördumise, kellele siis veel kui mitte presidendile, et mul oleks hea meel see toimkonna raport siis teile ka üle anda ja miks mitte seda, kuidas öelda, näitena siin täna ei ole või räägitud eriti nagu demograafilisest julgeolekust ja geneetilisest julgeolekust, et me peaksime nähtavasti ka seda seltskonda siin, ütleme, et harima ka nendes valdkondades ja seda spektrit nagu laiemaks tõmbama. Et mul oleks hea meel see raport teile üle anda. Nii. Aga jääksime siis pärast annate üle ja me kanname siis sellega vastavalt läbi, et ta oleks ametlik, et muidu ma võtan kaasa ja jätan autosse. Aga ma kindlasti tuttun, aga lihtsalt korraks tõsiseks minna, ega siis see esimene küsimus, mis oli, paljud asjad on ka põhiseadus ja meie keel ja kultuur on ju preambulis olemas ja see on ka selgelt arusaadavalt lai aspektiga julgeoleku küsimus, et meie keel ja kultuur säiliks, nii et sellega president tegeleb, ütleme niimoodi igapäevaselt. No nii, seda on hea kinnitust kuulda. Ja raport siis tuleb ja fikseeritakse. Kas on veel küsimusi? Nii, siit on. Ja, et julgeoleku olukorras natuke see on meil pingeline ja te olete meediavahendusel vähemalt siis öelnud, et me peaksime mõtlema riigieelarvest 5% tasandil SKP-st, selle kulutuste, julgeoleku kulutuste mõttes. Et Eesti riik on ise ennast nagu kõvasti juba pingutanud, me oleme suurendanud julgeolekukulusid. Ja küsimus on selline, et kuidas te tajute, kas see ühiskond on valmis mõtlema uuel tasandil? Vajadus selleks on, aga kuidas meie valmisolek on? Ma arvan, et see valmisolek kajastus selles, kuidas me kasutame praegu seda
julgeolekumaksu. Kui see läheb õigesse kohta ja otsused on õiged, siis ma arvan, ei ole ka probleem sellega, kui tekib vajadus tõsta seda julgeolekumaksu ka edaspidi, sest inimesed näevad, et see vajadus on olemas, ta läheb õigesse kohta. Kui hakkab sellega manipuleerimine, siis ma arvan, usk selle julgeolekumaksu tõstmisesse ka kaob. Ma tuletan meelde näiteks Poola, mis ei ole ka meist väga kaugel, tema on juba kaitsekulutuste üle 4%. Mulle alati meeldib tuua seda näidet, kui palju me kulutasime enne teist maailmasõda. See oli üle 20% läks meil julgeolekusse. Aga paraku see toona väga palju ei aitanud ja üks põhjus oli see, et meil ei olnud väga palju sõpru. Täna me oleme NATO-s, see tähendab seda, et meil on sõbrad ja ka Euroopa Liidus. Et meil on sõbrad olemas, neid tuleb hoida arusaadavalt. Aga kindlasti me ei jõua 20% ja see käib meil üle jõu. Nii et tuleb mõistlikult seda ressurssi kasutada ja vaadata, kuhu siis seda paigutada. Ka 5%, ka 10% kaitsekuludesse on väga lihtne ära kulutada, sest see relvastus, mida me võib-olla plaanime osta, ei ole väga odav. Ja piisab sellest, kui mõnda relvaliiki osta 2 korda ja me näeme, kuidas raha saab otsa. Nii, kas on... Ja, sealt küsimus. Tere, mina olen Laine Randjärv, endine valitsuse liige. Välisilmas oli siin paar päeva tagasi juttu sellest, et ka tegelikult Ameerika enda poliitilised vaatlejad ei oska öelda, mida täpselt see aeg hakkab tooma peale 20. jaanuari. Siis me kuulsime, et meie peaminister Kristen Michal helistas tulevasele Ameerika Ühendriikide presidendile, aga kuskil ei olnud teada, mida see president talle siis vastas, et me saime teada, mida tema ütles. Kas on olnud teil võimalus suhelda Donald Trumpiga ja mida tema on teile öelnud? Aitäh. Tulevane president Trump või õigemini tema administratsioon on võtnud seisukoha, et president helistab läbi kõik riigipead või peaministrid, kes istuvad NATO laua taga. Ja mitte meie peaminister helistanud Trumpile, vaid Trump helistas Michalile samamoodi kui ka minu hea kolleegile, Läti kolleegile Jätkas Rinkevitsile, kellega ma vestlesin sel teemal. Ja see ongi niimoodi, et president Trump kuulab. Ta helistab kõik läbi ja ta pigem kuulab. Paljusid asju ta teab ise, ega ta on ka hästi ette valmistatud. Ta kuulab seisukohad ära ka Ukraina kohta. Ta ütles, et selle tuleb leida lahendus, aga ei midagi rohkemat. Nii et see on see esimene ring, kui president siis püüab kõik siis sõbralikud riigid läbi helistada. Aga mis meie ülesanne saab siin olla, on see, et jah, 20. jaanuar astub uus president ametisse, sinna on natuke aega. Me peaksime kasutama kõike oma võrgustikku läbi selle, et me saaksime sinna kõik meie inimesed, diplomaadid pääseksid ligi uue administratsiooni inimesteni, et me saaksime siis lähemalt juba tutvustada seda, mis meie seisukohad on ja millised ootused võib-olla on ka uuele presidendile, administratsioonile, sest ärgem unustage, Ameerika presidenti valib ikka Ameerika rahvas. Et me võime siin analüüsida ja kõike teha ja neid analüütikuid ongi juba väga palju tekkinud. Et jah, tegutsema peab, aga vaatame, las president saab ametisse. Eelmine presidendi amet väga suurt katastroofi ei toonud. Üks selge positiivne aspekt oli see, et Euroopa hakkas ka mõtlema selle peale, et järsku peaks kaitsekulutusi suurendama. Ja me näeme, et see vajadus on veel olemas, sest osad riigid ei suuda ka seda 2% täita. See nüüd, et kas Trump ütleb, et ta lahkub NATO-st, see on vähe usutav. Nii et pigem me peame tegutsema, et me panustaks rohkem, et siis ka tõenäoliselt USA leiab võimaluse rahastamist jätkata. No nii. Võtame, ei ole kedagi märkamatuks jäänud. Ma küsiksin vahepeal siis ise presidendid, kui tihti kodanikud pöörduvad teie kui riigikaitse kõrgema juhi poole? Kui tihti nad esitavad teile selles valdkonnas küsimusi ja mis on see tüüpiline küsimus, mida küsitakse? Ma ei oskagi lahterdada neid küsimusi sellises võtmes, sellepärast kui küsimus tuleb, siis tuleb küsimusena.
sest keegi ei pane sinna sulgudesse, see on nüüd julgeoleku teemaline küsimus. Vaid see tuleb küsimus, tuleb vastata, tihti need küsimused on ka sellised, millel on raske vastata, sellepärast, et küsimused ise on sellised mitte väga tõsiselt võetavad, aga vastama peab. Ja selleks on siis inimesed, kes püüavad võimalikult sisuliselt ka nendele küsimustele vastata. Aga eks ikka tuleb ja inimestel on ju ikka mure, kui nad näevad, et ka võõrkaitseväelased, kes on meie sõbrad siin tegutsevad, neil on vaja harjutusväljakuid juurde, siis kindlasti tekivad küsimused, miks ja mis see tähendab ja kas me ei eskaleeri seda sõda, mis on täna Ukrainas ja nii edasi. Nii et nendele küsimustele tuleb vastused anda. Olete te kohanud ka selliseid küsimusi, mille puhul teile tundub, et see võib-olla ei ole enam heas usus tehtud päring, vaid pigem kusagilt väljaspoolt arranžeeritud? Seda tunnetust ei ole. Kuidas sa seda hindad? Et inimesed on ju täna, me elame maailmas, kus sa saad ka mõjutatud võib-olla mitte ainult sõprade poolt, vaid ka võib-olla mitte sõbraliku meedia poolt. Et raske on öelda, mida on siis, kust on keegi mõjutuse saanud. Tihti võib-olla need küsimused on pigem selles võtmes, et lootused Eesti Vabariigi presidendil on 10 kordades suuremad, kui tegelikult presidendi võim on. Et kui midagi on natukene riigis valesti kuskil Eesti otsas, siis loodetakse, et president sõidab kohale ja läheb ja lahendab selle küsimuse kohe ära. Et see päris nii ei ole. Jah, ütleme, moraali ja eetika küsimustes saab president sekkuda. Aga sisepoliitikasse kindlasti mitte. Et selleks on ikkagi meil institutsioonid loodud ja eks president tulebki teinekord ju siis nii-öelda appi. No presidendi puhul on ju ka arvatud, et kas ta üldse Eesti riigil on vaja või on teine äärmus, et ikka presidendi peaks rohkem võimu olema. Ma arvan, et parlamentaarses riigis täna on sellest täielik piisav, kui kõik institutsioonid töötavad nii, nagu töötavad. Ja on näha, et kui tekib lõhe siin erinevates ühiskonnakihtides, siis tegelikult pöördutakse presidendi poole ja siis on ka presidendi roll ja ülesanne siis kuidagi ühendada neid erinevaid vastaspooli. Te puudutasite natukene vihjamisi desinformatsiooni teemat, seda, et inimene võib olla kodanik pöördudes, võib olla kusagil võib-olla veidi pahatahtliku kanali poolt mõjutatud. Olete te seda kohanud teiste riikide liidritega suheldes, et nemad on saanud kusagil infot, mille kohta tekib tunne, et tahaks karjuda, et see nüüd küll õige asi pole? Ma olen väga ettevaatlik templite otsajate löömisega. See on väga ohtlik tendents, kui keegi ütleb sulle, mis sulle tundub, et ei ole päris see, et öelda talle, et sa oled Kremli agent või sa oled Moskva poolt mõjutatud. Et pigem peaks mõtlema teisipidi, et meie teeks kõik selleks. Ja tihti need küsimused ei mitte pahatahtlikud, vaid tegelikult tulevad ka rumalusest. Et pigem peaks tegelema sellega, et me suudaksime seda kriitilist mõtlemist natukene rohkem arendada, alates juba koolist, aga täiskasvanud, et me suudaksime ja oskaksime kriitiliselt aru saada ja mõista, mida siis antud lause või antud väljaütlemine tegelikult tähendab. Ja ka riigijuhtide puhul on mõistlik väga, enne kui hinnangut anda, vaadata, mis riigiga tegemist on, mis on tema ajalugu, miks ta niimoodi võib-olla arvab, mõtleb. Siis on lihtsam ka võib-olla natuke ümber veenda selles suunas, mis meie arvame, et on võib-olla mõistlik tee. Niimoodi lihtsalt nähvatada, et öelda, et sa oled vale inimene või sa mõtled valesti, see ei vii väga kaugele. Mis on sellised narratiivid, mille puhul te olete tundnud, et siin peaks nüüd vaikselt püüdma seda kuidagi teisele kursile juhtida? Eks see rahu narratiiv on see, mis on ju praegu veel rohkem esile kerkinud, kui ka tulevane USA president on öelnud, et siis antud juhul 21. jaanuaril on sõda siin ja seal läbi. On ka kerkinud üles mõtted, arutame seda, et rahu peaks ju tulema. Alati saab tsiteerida Zelenskis, kes kõige rohkem rahu tahab, on ju tegelikult Ukraina. Aga täna ei ole seda võimalust rahuks, sellepärast, et teine pool ei soovi seda. See ei ole rahuleppe, kui istutakse laua taha ja öeldakse, et see kõik, mis on minu käes, see jääbki mulle ja tegelikult ma tahan veel tulevikus Kiievit ka. Nii et see ei ole rahuplaan. Nii et igasugune rahu ei ole hea rahu, nii et see väga ettevaatlik olla sellega. Aga see, et mõeldakse selles võtmes, see on ju väga, väga inimlik.
aga me peame vaatama, et see ei toimuks üle Ukraina peade ja et see ei toimuks ka pikas perspektiivis üle meie peade. Nii et igasugune rahu ei too meile rahu ja isegi rahulepingud, jälle mida mulle meeldib korrutada, meie enda rahuleping 1920, kaua see siis kestis? See ei olnud isegi mitte vaherahu. 1. detsembril tähistame 100 aastat, kui toimus 24. aastal ju mäss, mis oli Moskva poolt korraldatud. Ja siin peakontor oli Tallinnas Telliskivi tänaval. Need, kes seal elavad, need teavad, et see on väga tähtis koht. Aga see sai maha surutud ja 40. aastal paraku see õnnestus. Ja siin oligi, siin ei olnud meil sõpru ja lasime ka naiivses lootuses. Mitte, et ma hinnangut praegu annaksin. Väga raske on tagantjärele hinnangut anda, kas see oli õige otsus, vale otsus, sellepärast, et me ei tea, mis oleks juhtunud siis, kui me oleksime vastu hakanud. Aga nii ta läks. Nii et ajalugu mõnes mõttes ka annab õpetust, et isegi kui on rahuleping, tuleb jätkuvalt seista selle eest, et kellelegi ei teki soov seda rahulepingut purustada, lõhkuda või muuta. Nii, kas publik tahab ka vahele küsida? Jaa, siin on kohe mitu kätt. 1 ja 2. Meeli Hunt, munitsipaalpolitsei, aga praegu täitsa tavaline inimene. Ilma tiitliteta. Kuulge, härra president, mis selle Ungariga lahti on? Kas te olete meie hõimuvendaga natukene hurjutanud? Mis taga ikka lahti on, eks seal on ju jälle demokraatlikul teel ju kõik valitud. Et see, et mingid väljaütlemised meile ei meeldi, on meie vaates täiesti arusaadav. Sellepärast ma viitasingi, et kui mõelda, miks üks või teine riigijuht niimoodi ütleb ja ka tegutseb, eks siis vaatame natuke. Eks ta natukene hämmastav on, kui tavainimesena vastata. Me oleme siin saalis kõik tavainimesed tegelikult. Pole meist keegi väga erinev või vastupidi, me oleme kõik erilised. Et jah, see on hämmastav muidugi, arvestades seda, mida Nõukogude Liit tegi omal ajal Ungaris, et nüüd ühel hetkel siis Ungari on nagu võtnud natukene teistsuguse positsiooni kui teised. Ja Ungari ei ole ju siin praegu üksinda. Me vaatame ju ärevusega presidendi valimisi mõnes mõttes ka näiteks Rumeenias. Nii et ma julgen ka nii öelda, et järsku midagi meil tegemata jäänud. Järsku see on meie kodutöö on nagu vale, et Euroopa Liidus võib-olla ei ole midagi teinud nii, et Euroopa Liidus tunneksid kõik ennast hästi. Nii et vaatame korraks peeglisse ka, et järsku siin annab midagi teha. Sest kui see ühtsus, mis täna Euroopa Liidus on, see mureneb, siis ongi meil probleem, jah. Aga see, kui üks või võib-olla ka 2 riiki, siin pea 30 riigist natukene on teisel arvamusel, see on veel, kuidas nüüd öelda, töödeldav. Nii, sealt oli veel 2 kätt kindlasti. Tere, minu nimi on Vahur Värk, ma olen Soodla kaitseks MTÜ, elame Soodla harjutusvälja piiril. Mul ei ole küsimus, mul on tegelikult ettepanek presidendile, et te ütlesite, et te olete ühendaja. Et äkki te saaksite näiteks ühendada Nursipalu inimesi, Soodla inimesi, meie kaitseväe ja kaitseministeeriumiga, et me leiaks ühise keele nende laiendatavate harjutusväljakute osas. Mis ma oskan siin vastata, eks ka mina olen Nursipalus käinud ja üsna alguses, kui seal emotsioonid nagu eskaleerusid. Jälle, eks oleme ei ole vigu teinud, et kui saata koha peale, kus tulevad suured muutused, ametnikud, kes teavad täpselt oma tööd ja oma ameti piirides, öeldes, et siht tuleb siit ja need plaanid on sellised, siis ilmselt on midagi mööda lastud. Et kõigepealt tuleb poliitiline otsus, mis tegelikult juba on, aga seda peavad poliitikud koha peal seletama, mitte ametnikud. Et see kommunikatsioon sellistes küsimustes on äärmiselt oluline. Ja Eesti on väike. Et kui üks harjutusväljak tekib siia või sinna, siis see kindlasti mõjutab ka lähipiirkonnas olevaid inimesi. Aga jälle meie arusaam, kas see vajadus, kui see vajadus on olemas, siis me peame sellele kuidagi nagu lahenduse leidma. Ja me ei ole siin üksi, eks need harjutusväljakud teevad lätlased, harjutusväljad teevad leedukad, see vajadus on selgelt olemas. Aga selgitada tuleb ja aru saada, et ma ei ole nii naiivne, et arvaks, et kõik jääksid
seda ühte meelt ja Nursipalus tihti on need, kes sinna sisse jäävad, nad ongi nagu natuke isegi leppinud selle olukorra ja nad on aru saanud, aga võib-olla väljaspool seda Nursipalu harjutusala, seal on seda emotsiooni rohkem, kuni Tallinnani välja, ütleme niimoodi. Nii, siin oli veel üks. Et vastus on see, et jah, see on presidendi ülesanne. Härra president, Juhan Hõndav olen mina. Te ütlesite, et meile on Euroopas ja NATOs palju sõpru. Eile ma kuulen aga Ukraina endiselt välisministrilt härra Kulebalt, et Euroopal puudub jõuliselt poliitiline tahe saata sõjavarustust ja muud varustust Ukrainasse. Kas teie saate kuidagi oma sõpru NATOs ja Euroopa Liidus innustada, et nad teeksid seda aktiivsemalt, sest et nagu härra Kulebast võis aru saada, kui see abi oleks jõudnud varem ja rohkemalt kohale, oleksid tulemused hoopis teised. Aitäh! Ma arvan, et seda viimast lauset ei vaidlusta meist keegi, et kui oleks varem tulnud ja paremini, siis oleks olukord teine olnud. Aga see on selline tagantjärgi teadmine, et inimestel on üks ju omadus ka lootus ja lootus eriti, et see halb kõik läheb mööda. Aga mis puudutab seda tööd, see töö on pidev, see ei ole ainult presidendi töö, see on pidev töö, et veenda inimesi, et seda tuge on vaja ja see on ka mõju andnud. On riigid, kes rohkem räägivad sellest, kui palju nad abi annavad Ukrainale, aga on riike, kes teevad seda vähem, aga kui statistika välja võtta, siis selgub, et nad ikkagi toetavad tunduvalt rohkem. Jah, protsentuaalselt elaniku kohta me oleme esirinnas, on arusaadav, aga on ka arusaadav, et meie võimetel on piir. Meil ei ole sellist rahalist ressurssi ja relvastusressurssi, nagu on suurematel riikidel. Nii et meie ülesanne saabki olla näidata ühelt poolt eeskuju ja teiselt poolt veenda siis teisi. Nii et vastus on see, jah, see protsess toimub ja kui te vaatate nüüd aegrida, siis te näete, et muutused on toimunud. Ma olen nõus, see kiirus võib-olla teid ei rahulda, meid ei rahulda, aga tänane olukord on see. Nii, kas siit poolt on nii? Esimesest reast üks küsimus. Ühte mikrofoni oleks nüüd vaja. Nii. Joonas Pärenson Majandusministeeriumist. Kuidas või mida peaks tegema, et meie vastane kuluks kiiremini? Eks ta kulub nii ehk naa. Kuidas nüüd kiiremini kuluks on hea küsimus. Ma arvan, ta kulubki kiiremini läbi selle, kui me toetame Ukrainat, nii kurb kui see ei ole ukrainaste vaatest alates, et nad peavad jätkuvalt sõdima selleks, et sõda kaugemale ei jõuaks. See on praegu, mis me teha saame, pluss kogu see eelmine vestluse teema, mida me saame teha väljaspool enda riiki, teiste riikidega rääkides. Et ma ei kujuta ette, et me siis räägiksime Lõuna-Koreaga ära, et nemad oma sõdurid saadaksid Venemaale. Et jah, see on see, mis me saame teha, et toetada Ukrainat ja püüda veenda, et see abi Ukrainale on oluline. Nii, nüüd läheb mikrofon sinna. Aitäh. Madis Ernits, kohtunik ja Tallinna Ülikooli külalisprofessor. Härra president, me räägime siin täna kodukorda tegemisest ja te mainisite ka põhiseadust. Ja küsimus on, et kuidas on teie hinnangul või kui hästi on teie hinnangul meie põhiseadus tõsiseks kriisiks valmis. Ma pean silmas eelkõige 3 aspekti. Esiteks käsuliini küsimust tõsises kriisiolukorras. Teiseks erakorralisse seisundisse, et vältida taagaga terminoloogiat sisseminek. Ja 3, mis on demokraatliku riigi püsimise jaoks erakordselt oluline sellest erakorralisest seisundist uuesti välja tulek. Aitäh! Jah, põhiseadus on üks meie põhilisi dokumente ja seetõttu olen mina ka veendunud, et seda põhiseadust, ja meil on väga hea põhiseadus, et seda ei ole mõtet väga kergekäeliselt
muuta. Me oleme seda varem teinud Euroopa Liitu astudes. Me oleme muutnud ka seda, ja ka president on alustanud põhiseaduse muudatust, mis puudutab ka käsuliine, mis puudutab Kaitseväe juhatajat, et kõik need elemendid on olnud. Ja mis puudutab kriisiolukorda, mis puudutab eriolukorda, need on ka läbi mängitud, me oleme läbi mänginud need ka minu juuresolekul, et me teame, igaüks teab, mis siis vastavas olukorras teha ja mismoodi käituda. Nii et see on jälle üks asi, mida tuleb aeg-ajalt teha ja et meil tuleks olukorrad üllatusena või olukorrad tulevad ikka üllatusena, aga et me oskaksime selles olukorras ka käituda. Nii et ma ei oska rohkem sellele siin praegu midagi vastata. Nii, umbes 2 küsimust saaks veel võtta, kui on huvilisi. Nii, vist hetkel paistab, et ma saan küsida ise presidendilt. Tahtsin küsida selle sama kriisiks valmisoleku kohta ja selle kohta, mida teie soovitaksite inimestel teha, kui juhtub halvim. Te alguses juba viitasite mitte just heas toonis sellele, kui inimesed kiitlevad, et neil on juba ostetud selleks puhuks valmis tore tarekene Vahemere serval. Mis oleks teie esimesed soovitused, et mida peaks inimene enne tegema, et olla valmis? Esimene asi on see, et ärme kriisi näeme ainult sõjavõtmes. Kriis on ka see, kui meil mõneks nädalaks või mõneks päevaks elektri ära läheb või midagi muud juhtub, et selleks peab samamoodi valmis olema. Ja valmisolekud on üsna sarnased. Tuleb lihtsalt endale muretseda korralik raadio, mis võtab vikerraadiot ja samuti varuda natukene endale süüa ja juua. Need on kõige vähemad asjad, mis me ju teha saame, kaasa arvatud mõningane meditsiinivarustus ja mõelda, et siis, kui mingi kriis tekib, olgu see või elektri äraminek, et kui ta nädal aega kestab, et kuhu ma siis lähen või kelle juurde ma lähen, et need tuleks ennem läbi mõeldud. Ja eks sõjaolukord on sõjaolukord, et selleks tuleb teistmoodi valmistuda, kuigi see sisu on ju, nagu ütlesin, loomult sarnane. Tuleb korra läbi mõelda, see on kõige tähtsam asi, et kui tekib olukord, et ma tean, mis siis teha ja kui ma ei tea, siis tänapäeval saab küsida. Saab küsida arvutit kasutades ja on olemas ka vastavad leheküljed, kuhu minna, et ennast targemaks teha. Nii et see on vähim, mida me kõik teha saame. Ja lõpetuseks küsiksin tagurpidi selle küsimus, mis ma alguses tahtsin teada teiste riikidega suhtlusest. Kui tihti teilt välismaised liidrid küsivad seda, et kas te ise olete valmis olema väga tõsises kriisis riigi president? Riigipea ei küsi sellist küsimust, sellepärast, et kõik, kes on valitud või riigi etteotsa, nad teavad, mis nad teevad. Me ei hakka üksteist testima verbaalselt, mis sina teed. Et ma arvan, et see on selge, mida üks riigipea või riigijuht teeb. Sõltumata sellest, kas tal on Vahemere ääres suvila või ei ole. Et tema ülesanne on seista seal, kus riigijuht peab seisma. Ja mis on see koht, kus ta peab seisma? See sõltub kriisist. Eks kui on lumetorm, eks ma siis pean ikka Kadriorus natukene vastu pidama. Aga kui on mingi tõsisem asi, siis need kohad on olemas, kuhu siis valitsus viiakse ja kuhu viiakse ka riigipea. Et need ei ole nagu avalikuks aruteluks. No nii, me jõuame jälle riigisaladuseni välja. Aga olgu, kui siit ei tule ühtegi ootamatut viimast ad hoc küsimust, siis ma laseks presidendi rahva sekka, on vaja veel dokument vastu võtta siit. Ja aitäh, härra president. Suur tänu kutsumast. Ma luban endal siin pisut jätkata. Esimene küsimus, mis on presidendi ülesanne riigikaitses ja meie kursuslased ei luba mul valetada. Ma esitasin selle küsimuse, kui meil oli vestlus Roostal ja ma pean ütlema, et see vastus mind väga meeldis. Mis ei tule meelde? Kui küsimus oli, mis on, siis vastus oli, ma ei tea.
ma ei tea, oli vastus, aga ütles president ütles. Suur eelis, mis minul tuleb kaasa sellest, et ma olen olnud kunagi teadlane, et ma ei karda vastust, ma ei tea. Tihti poliitikud kardavad seda vastust ja hakkavad siis seletama midagi ja mässivad ennast veel rohkem sisse. Et arusaadavalt sa ei saa igale küsimusele vastata, ma ei tea. Aga kui on küsimus ja sa tõesti ei tea, on aus vastus, ma ei tea, aga ma teen endale selle selgeks. Täpselt nii see vastus kõlaski, aga ma teen endale selle selgeks ja ma selle vestluse käigus oli ka teemaks kohtumine riigipeadega ja kõik on ette valmistatud ja seda teeb ju ka siis suurepärane meeskond, kelle iga president või juht endale valib. Nii et siiamaani on läinud minu arust kõik väga hästi. Nii et veel kord, Eesti Vabariigi president, suur tänu, luuleraamat kaasa. Aitäh. Nüüd võib tõusta. Siin on Doris Kareva. Suur tänu sulle. Aitäh.